Tšau barbikassad, see on küll veider koht, kust alustada retseptitegu, aga õues on -6 praegu ja ma ei saa lihtsalt Bigmanist saadud sea külge kehvaks lasta enam, et ma pean selle täna ära tegema ja sellepärast teen ma ettevalmistused just siin. Mis mul plaanis on see, et sea külg, seda siis porkpelli, et sea kõht, see külg, sest see on ribi koht seal, mis iganes. On paar aastat tagasi oli see hirmus trend, et porkpelli brisket style, ehk siis sea külg justkui siis brisketi stiilis. Tegelikult see ei ole mingi brisketi stiil, see on Kesk-Texase stiil. Kesk-Texases tehakse selliselt sea külge. Ja teeme siis meie ka. Ja teeme kahte moodi. Ma võtsin siis, lõikasin nad pooleks ja siis teiselt poolt tegin ka servad või lõikasin siis nii-öelda selle lahti natukene. Mingi väga sügav sisselõige ei ole, aga piisavalt, et saaks siia maitseaine vahele ja teine asi, et saaks, see koorik jääb nagu jube kummaline kuidagi kohati ja see väldib seda, et hakkab siit keskelt tõusma ja midagi taolist tegema. Aga nüüd on aeg maitsestada. Maitsestamine oli pärast dilemma, et mida siis teha ja valikuti on. Aga esimeseks valituks osutus mul Pitmaster X Texas, sellepärast, et kui me teeme selle Kesk-Texase stiilis, siis täpselt nii nemad seda just maitsestavadki. Tugev sool ja pipar. Tõsi, siin on veel mõni asi seas, aga suure tükiline pipar ja nii edasi. Teiseks sain ma mõtte Meat Churchi mehelt, kes ka seal midagi toimetas sellega. Aga tegelikult on Texase mees, aga pani oma kospelid, ehk siis meie mõistes kana maitseainet. Ja jäi hästi ilus. Aga mis ikka, maitsestame ära ja jätame nad natukeseks ajaks higistama, kuniks ahi valmis panna. Ahi tuleb panna 135 kraadi juurde selleks, et saaks selle searasva ilusti käima. Need variante on seal erinevad, kas 130, 135, osad seal tiksuvad see suures vahemikus. Paneme 135, see on näidanud seda, et seal see rasv sulab ilusti seal lihal ja see maitse tuleb ka sealt mõnus siis. Kõigepealt siis teeme selle Texasega asja ära. Nii, ja teeme teise punaseks siis. Aeg on käes, 135 kraadi ahjus ja ma pakun küpsetusaeg. Nad lähevad paljud peale ja jäävad sinna selliselt kuni lõpuni välja. Kui midagi hirmsalt kuskilt nurgast kõrbema hakkab, iga tund korra võiks kontrollida, et siis tuleb kas õunasiidri äädika või tavalise veega kas või neid servasid natukene niisutada. Küpsetusajaks ma pakun, ma ei tea, 5 tunni kanti midagi, aga paneme lihad peale. Ja nagu lükkame nüüd kokku. Nagu sealihaga ikka siis võib suitsuks midagi rahulikumat panna, nagu
noh, õun, kirss, lepp, sealt kangemaks väga ei ole mõtet minna. Aga tadaa! 2 tundi möödas ja noh, üks on siuke 80 kandis, natuke alla ja see on pigem nagu 80, jah, 80 on siuke õige vastus. Aga 2 tunniga on päris kaugele jõudnud, et siin nagu 5 nüüd küll ei lähe vist, sest et ma ei tee seda mitte mingil juhul täna rebitud, vaid ma tahan seda viilutada. Nii et tunni jooksul peab vaatama. Nii, 3 tundi möödas ja need on valmis. See siis on meie Texasega tehtud tükike. Ja paneme nad puhkama. Circa tunniks ajaks. Nii, kosforidik. Tund aega puhkame ja siis teeme nendega mõned operatsioonid. No nii, testime ära siis. See on kindlasti meil Texas. See on päris julgelt pakkuda. Ja Gospel. Nii. Proovime siis Texast kõigepealt. No. Ilusti on rasva välja ajanud. Võtame kohe teise ka üle. No, sama lugu. Väga ilus. Proovime kõigepealt niisama. Texas siis. Väga mõnus. Suitsune, soola ja pipraga seakülg. Nagu, noh, täpselt see. Kusjuures struktuur on õige. See on täpselt see, mis ta peaks olema, et teda saaks viilutada mõnusalt. Ja kui võis tunduda kellelegi, et seda siin on võib-olla seda maitseainet palju, siis seda ei ole, see ongi täpselt paras ring, selleks, et see viil oleks äärmiselt meeldiv. Aga nüüd minu üheks küsimärk ehk siis Gospel. Esiteks, Gospel ei ole magus maitseaine. Ta näeb välja küll punane, aga ma olen soovitanud seda siin kogu aeg, et paneme seda kanale ja kanale ei meeldi see magus. Ja see Gospel on seal super olnud. Mulle see Gospeliga variant meeldib rohkem. Siin on rohkem nüansse, mis nagu mängivad. Et mõlemad on meeldivad, mõlemad on soolapõhised, mõlemad on kergelt piprased. See Texasega kindlasti rohkem piprane, aga need lisanüansid, mis on nagu selles punasemas maitseaines, on selle tüki veel konkreetselt paremad. Aga niisama võimalik on muidugi viilutada ja teha ja kõik on väga tore. Aga teeks ka midagi ükskord neist asjadest, nendest viiludest siis. Tõmbame siit siis siuksed mõnusalt õhukesed viilud. Nii, siis mul on minitortillad. Panen need siia vahele.
nii-öelda tortillaks kätte. Siis pisut marineeritud punast sibulat, paar kurgiviilu marineeritud, mitte hapukurgid. Ja lillikjuus. Aga mis ikka. Vot siia see liha sobib nagu rusikas silmaauku. Selles mõttes, et see on väga imeline suutäis praegu. Tahaks teha ühe muudatuse. Ja see üks muudatus on hot sauce. On tunne, et see tahab natukene hot sauce'i saada. Et siuke mingisugune iseloom võiks toidul olla, isegi minu jaoks. Yes. Thank you very much. See on hit. Mina lähen neid nüüd sööma hunnikuga, sest on lõunaaeg. Ja te tulge järgmine nädal tagasi. Vahepeal subscribe'i kanalile kindlasti ja tšau, paka!